Venemaa õhuhäirete kaart, kui erinevad valitsused kinnitavad. Droonid lendasid Ukrainast Peterburi piirkonda üle Venemaa ning alles sealkandis segamine lennutas neid lisaks sihtmärgiks olnud sadamatele ka muudes suundades. Eesti ei anna oma territooriumi ja õhuruumi kellegi teise kasutada. Ukraina on ka sellest vabandanud, et nende droonid on meie juurde tulnud. Aga seda kõike öeldes ma kindlasti mõistan ja ma arvan, et Eesti inimeste enamik mõistavad, et Ukraina peab ennast kaitsma. Isamaa juht ei kiida heaks nii poliitikuid kui ka rahvaalgatusi, mis paneksid süü otse kui Eestile või Ukrainale. Ma arvan, pahamele suunale Ukrainale ei ole mõistlik suund, et ikkagi agressorriik on Venemaa. Küll aga on kindlasti Eestil mõtet Ukraina võimudega seda arutada, et millistel moodusel, kas on olemas moodused, kuidas vältida droonide sattumist, kui see tehnoloogiliselt peaks olema võimalik Eesti territooriumile. Ja kindlasti Eesti seisukoht peaks olema. Eesti esindajad on seda kinnitanud, ma eeldan, et see peab paika, et Eesti territooriumi loomulikult ei kasutataks nii-öelda platsdarmina või mingi lähtekohana nendele droonidele. Just seda sõnumit aga levitavad Venemaa võimud nii enda meedias kui rahvusvahelistes organisatsioonides. Ja ma rõhutan veel kord, et sellel ei ole mitte mingit alust, see on täiesti Kremli poolt välja mõeldud valeuudis, aga ma väga selgelt ka väljendasin meie seisukohta, et Ukraina enda poolt peaks tegema kõik võimalikku, et need droonid ei satuks meie territooriumile. Esiteks muidugi seetõttu, et need killud, mis sealt sõjast lendavad, me saame aru, et need on paratamatud, aga me peame ikkagi seisma eelkõige oma enda inimeste turvalisuse eest. Just Eesti inimeste kaitsmise sõnumid panevad Reinsalu imestama. Ühelt poolt anti lubadus pärast Auvere intsidenti, et Eesti ruumi sattuvad droonid võetakse maha, likvideeritakse. Kuid teiselt poolt me nägime, et nädalaga hiljem hulgaliselt, kui need droone sattus, seda siiski ei tehtud. Nii et ma arvan, ühiskonnale paljuski nõutus, et küsimus, kas meil on need võimed ja teiseks, kui need võimed on olemas, milline on siis käitumisprotokoll. Meie õhukaitse muutub mitmekihiliseks, meile tulevad uued võimed juurde, see puudutab nii õhukaitset, see puudutab radareid, see puudutab väga palju erinevaid võimeid, aga ka kaitseväe poolel tehakse erinevaid reforme, moodustatakse erinevaid üksuseid, et meie õhuruum oleks paremini kaitstud, sest arvestame siiski sellega, et ohud muutuvad ja droonid on reaalne oht kõikides NATO riikides, me näeme samamoodi oma naabruskonnas. Reinsalu arvates on see kõik aga väga aeglane ja toob näite, et alles nüüd on Riigikokku jõudnud valitsuselt eelnõu, mis paneks paika, kes, kuidas ja mis olukorras tohiks droone alla lasta. 5. sõja-aastal on nüüd saadetud seaduseelnõu, et kuidas siis õiguslikult nende droonidega ümber käia, siis see on liiga aeglane käitumine. Et 23. aasta suvel Kaitseväe toonane juhataja Martin Herem taotles drooni võime arendamiseks valitsuselt vahendeid. Siis minister Pevkur minu küsimuse peale, miks seda ei tehtud, vastas, et aga droone on ju palju silmaga näha. Aga tegelikkuses ma näen, et ka Eesti ettevõtete võimete kasutamisel valitsus on liikunud liiga aeglaselt. Kaitseministeeriumi kinnitusel on siiski paigas protseduurid, millal droone alla lastakse ning millal allalaskmine ise oleks suurema ohu tekitamine kui droon ise.